hästi peate teie end erinevatest petuskeemidest teadlikuks? Kas olete saanud kahtlase kõne tundmatult numbrilt või on teid näiteks netist ostu tehes tüssatud? 80% Eesti inimestest usub, et nemad kunagi pettuste ohvriks ei lange. Samas on reaalsus hoopis teine ja pilt, mis mulle avanes summade ja petuskeemide osas, oli rohkem kui üllatav. Ja? Tervist, ma helistan teile pangast. Ma näen, et teie kontol on toimunud üks kahtlane makse. Ja ma sain ka hiljuti ühe huvitava kõne. Üks meie sääl vene keeles küsib mu käest, et kuulge, et meie andmetel toimub teil üks raha ülekanne. Kas te tunnete Ivan Fjodorovi? Ja ta kannab teile suuremat summat üle. Ma ütlen, aga mis te nüüd minu käest tahate? Kas ta kannab? Ei teate, aga me peame kontrollima, et öelge palun oma panga number ja siis ja kood. Ja siis ma sain aru, et see ei ole õige asi. Ja ma ütlesin, teate, et kui mina seda Fjodorovi küll ei tunne, aga kui ta tahab mulle raha ülekanda, ega ma keelata ei saa. Aga üleüldse ma saan aru, et siin on tegemist mingi eksitusega ja siis pandi toru ära. Taolisi kõnesid saab aasta jooksul keskelt läbi iga 3. Eesti inimene. Kelmidele kaotatakse aastas umbes 10 miljonit eurot. Tänavu on kaotatud juba rohkem kui 5,5 miljonit, sellest üle poole on kaotatud just petukõnede tõttu. Et mõjuda usaldusväärsena esitlevad kelmid end kui pangatöötajat või politseiametnikku. Nad vaatavad koduleheküljel üle meie nimesid, vaatavad, kus majas konkreetselt üks või teine ametnik töötab ja esitavad ennast siis selle ametnikuna ja viitavad siis sellele majale, kus ta töötab. Isegi saadetakse suhtlemisrakenduse kaudu, saadetakse võltsitud töötõendeid. Skeem näeb välja järgmine. Ent pangatöötaja või politseinikuna esitlev kelm teatab inimesele, et tema kontol toimuvad kahtlased tehingud või tema nimele on vormistatud laen. Siin kohe pakutakse lahendust, et sekkub teie kodupank, et me kohe hakkame juurdlust menetlust läbi viima. Ehk siis üritatakse luua seda muljet, et seal taga ongi politsei, on pank, on juba käimas menetlus, ehk siis kannatunu saabki kohe praegu siis kaotada oma raha või siis tema peale võidakse siis võtta siis see laen, mida ta peab siis tulevikus siis ära maksma siis. Ja siin tekib see hirm inimeste sees, et nad võivadki rahadest ilma jääda. Kui muidu on petukõned olnud enamasti venekeelsed, siis just viimase nädala jooksul on inimesed hakanud massiliselt saama ingliskeelseid robotkõnesid, kus väidetakse, et tema ID-kaardi andmed on varastatud ja inimene on rahvusvaheliselt kuulutatud tagaotsitavaks. Kõne ajal palutakse valida telefoni klaviatuurilt number 1, et rääkida edasi väidetava politseinikuga. Et kindlasti telefoni teel ei politsei ega pangad ei palu mitte kunagi kuskile sisse logida, ei palu mingeid ülekandeid teha, et selles osas palun kõigi valvsust. Eestis kõige enam levinud petuskeemide esiotsa mahuvad veel andmepüük, veebipõhised müügipettused ja investeerimispettused. Püütakse ikkagi inimesele luua illusiooni helgemast tulevikust ja väga heast investeerimisvõimalust, et inimene haarab sellest kinni ja kahjuks kaotatakse seal väga suuri summasid. Siinkohal saab rääkida 6-kohalistest summadest. On olnud juhtumeid, kus inimene on kaotanud ka 300 000 eurot või rohkem. Kelmid siis pakuvadki seda protsendi siis tunduvalt suuremat, mis on praegu siis turul ja investeerimises ongi see probleem selles, et need rahad, või rahatähed, ütleme niimoodi, mis hakkab juba silmis või kuskil peas jooksma, ei panna mõtlema selle peale, et teeks tausta, et kas on üldse see reaalne, et see protsent on nii suur. Kas on üldse nii reaalne, et selle lühikese ajaga ma saan mingid suuremad sellised suurt summad siis teenida. Selle peale inimene ei hakka mõtlema. Õngitsuspettused, kus üritatakse jäljendada teenuse pakkujaid, olgu selleks siis postisaadetise pakkuja või pank, ringleb samuti massiliselt. Siin võime näha ühte SMS-pettuse näidet, kus siis on üritatud panka jäljendada. Et mis selle puhul tasub tähele panna? Esiteks kindlasti üle vaadata siis link, kuhu üritatakse siis teid suunata. Ehk siis kindlasti on näha siin, et tegemist ei ole tavapärase Luminori internetipanga aadressiga. Petturid tänapäeval on muutunud väga osavaks.
nad oskavad nii-öelda presenteerida oma skeeme ning maskeerida neid väga usutavaks. Meeles tasub pidada, et Eesti politsei ega pangatöötajad ei helista inimestele ega teavita pangakontol toimuvatest kahtlastest tehingutest. Nad ei tee ka veebikeskkonnas inimese nimele ise broneeringut. Kui keegi väidab, et pangakontol toimub midagi kahtlast, tasuks kohe kõne lõpetada. Mitte iial ei tohi jagada Smart-ID, ID-kaardi või mobiili-ID PIN 1 ja PIN 2 koode teistega ega sisestada neid koode oma seadmes teiste inimeste palvel.